vilistlased ja teised armsad sauaharidusega seotud inimesed. Täna me siis pidulikult selle konverentsiga, mille pealkiri on Saue kool, mida me oleme ajas sajandiga õppinud, tuletame meelde hariduse tähtsust siin piirkonnas. Vaieldamatult on eestlane just tänu sellele, et kooliharidust on siin kandis juba õige pikalt antud ja koolid kui haridusmajad on olnud ka läbi aegade kogukonnakeskused. Ülemäära palju teid siin ei ole täna, aga seda enam on hea meel teid tervitada ja ega haridus ongi privileeg. Selles mõttes on hea meel, et te siia tulnud olete. Ma ei tea, mida me 100 aastaga õppinud oleme. Ma ei saa seda ise oma nahal kuidagi kogeda. Aga mulle tundub, et me oleme 100 aastaga õppinud rohkem kui 50 aastaga. Et viimasel 50 aastal mulle tundub inimene oma haridusteel kuidagi püsib paigal. Rohkem kui see oli esimese 50 aastaga. Igal juhul kindel on see, et ka Saue vald on sellepärast parem koht, et hariduskantsid on olnud siin varakult paigas ja külad ja kogukonnad on saanud kasvada ja areneda. Ja ma loodan, et tänane päev on kõigile huvitav. Saame üheskoos meenutada, aga saame ka võib-olla arutleda, kuhu edasi tänasest punktist. Ja soovin kõigile tegusat ja teadmiste rohket päeva. Aitäh! Aitäh, Andres! Teile kõigile veel kord ja mina olen Priit Kuusk, ma olen selle kooli esimese lendu vilistlane, seotud selle kooliga ka 3 aastat. Ja olen täna siin moderaator, ehk natuke juhatan sisse välja erinevad esinevaid ja teen väikseid vahejuttes ja vahele kui vaja. Ja nüüd on see lugu, kus ma natuke räägin tänasest päevast ja tänane päev on tegelikult väga põnev ja väga äge päev selles mõttes, et on väga kirju, täpselt nii nagu sügis aknad, aga meil on ka siin meie kogu selle päeva ülesehitus, siin on inimesi, kes tulevad otse siia rääkima, siin nagu mina praegu, aga meil on ka videovahendusel inimesi, me teeme ajarännaku oma olemuselt, me hakkame päris sellises haridusega, no mitte küll päris algust, aga ütleme teisest etapist peale, jõuame tänapäeva. Ja siis, kui meil julgust on, siis me natukene fantaseerime tulevikku, ehk siis kuidas haridusele võiks siin mingi aja pärast, 10-15 aasta pärast ka välja näha. Meil on 2 muusikalist sellist tervitust. Meil on, muus on väga põnevaid ja väga ägedaid teemasid, nii et kui kellegi selle teemade ja vestluste juures tekib küsimusi, siis ma usun, et meil leidub aega ka küsimustele vastamiseks. Ja võib-olla kõige huvitavam pool ka, mida tavaliselt kõik ootajad, kõik kuulajad siia nagu mille pärast siia tullakse ja väga palju lisaks on see, et siin saada targemaks, aga meil on ka 1 kohvi ja smuutipaus, et see on asjad on valmis, et need pausid tulevad õigel ajal ja meil on pärast siis ka pidulik tordi ja selline pidulik hetk, et saame kogu päeva tagasi vaadata ja saame natuke meenutusi üksteisega jagada, sest et see meenutamine on oluline ja see on see, mis tegelikult igal pool nagu kannab. Ja selline kiire ülevaade, mis meil siin ees ootamas on ja hakkame vaikselt tänast päeva siin veeretama ja esimene plokk ongi meil muusikaline tervitus, nii et tuleb ettekandele 2 põnevat laulu. Mariann Kärmase laulu Mul meenud siis esitab Tuule-Mari Kuningas ning Piret Laikre laulu Aastate kingitus esitab Eliis Kiisler. Klaveril Grete Põldmaa.
Tere kõigile ja kuulajaskond. Mul on rõõm jagada ühe kooli lugu. See on Saue kool, mis tegutses tsaariaegses raadiojaamaks ehitatud majas Vanamõisas, Algesmajas. Tänane hariduskonverents on ajastatud oktoobri algusesse väga kindlal põhjusel. 10. oktoober 1921 oli just see päev, mil koolipere tähistas kooli sünnipäeva. Ja oli seetõttu enam kui poole sajandi kestel oluline kõigile, kes Saue koolis õppisid. Ehk kool registreeriti Harju maakonna haridusnõukogus Saue Vanamõisa eraalgkoolina. Põhjuseid, miks Saue ja Vanamõisa piirkond uut kooli vajasid, oli rohkem kui küll. Senine piirkonnakool asus Jälgimäel, kus õppetööd alustati 1874. aastal ja sellele olid õla alla pannud Saue mõisnik Otto Wilhelm Strälborn ja Jälgimäe mõisnik Nikolai Kleen. Vahepeal oli Saue Üksnurme ja Jälgimäe ühendatud koolist saanud 6-klassiline kihelkonnakool ning seeläbi tuli sinna õpilasi mujaltki kui ainult neist 3 piirkonnast. Kool oli ülerahvastatud. Prognoosi järgi pidi 1921. aasta sügisel tulema kooli enam kui 200 õpilast ja osa klasse neist oleks sunnitud õppima internaadi magamistoas. Ülerahvastatusele aitas kaasa ka Asutava Kogu 1919. aasta määrus ja seejärel ka seadus koolikohustuse laiendamiselt
4 õppeaastale. Jälgimäel oli liiga pikk tee. Sauelt 4-5 kilomeetrit, Vanamõisa kaugematest nurkadest oma 7-8 kilomeetrit. Kooli juures oli küll olemas internaat, aga seegi oli ülerahvastatud. Nii arvati, et 21. aasta sügisel pidi vähemasti 50 kauge maa tagant tulijat hakkama kodus käima. Maaseadusega riigistati mõisad ning senistele mõisapõldudele hakkasid kerkima asundused. Vanamõisas planeeriti 12 normaaltalu ja 3 käsitöökohta. Sauel 14 normaaltalu, 4 käsitöötalu, vallavalitsuse öömaja ja metsavahikoht. Lisaks sellele erinevad maade juurdelõiked ja samuti korrastati seniste renditalude maad. See kõik tähendas uusi perekondi ja palju uusi lapsi, kes tahtsid kooliharidust saada. Niisiis alustati sügisel õppetööga. Kooliteed Saue Vanamõisa algkoolis alustas 111 õpilast. Neist 51 tuli esimesse klassi. Osad neist olid juba jõudnud 15-aastaseks saada. Jälgimäelt toodi Sauele üle 3. klass, kes ruumipuudusel paigutati uude koolimajja ja koos Jälgimäe õpilastega tuli Sauele õpetaja Friedrich Kohtitski. Mees, kes suuresti kujundas Saue kooli algusaastate näo ja põhimõtted pikkadeks aastateks. Kokku tuli Sauele lapsi 8 erinevast koolist. Kooli tulnutest õppis tasuta riikliku õppekava alusel ainult Jälgimäe 3. klass. Ülejäänud õpilaste vanematel tuli tasuda õppemaksu, mis oli 100 marka kuus ja hiljem rohkemgi. Ning seetõttu võtsid osad lapsevanemad oma lapse koolist ära ainelise kitsikuse tõttu. Samuti oli maakonna haridusnõukogu ümber lükanud vallanõukogu otsuse 6-klassilisest koolist, kuid sellele vaatamata võimaldati uues koolis õppida ka 4.–6. klassi õpilastel, keda kutsuti kodus õppijateks ja tunnivõtjateks. Pikalt tühjalt seisnud maja oli räämas ja remontimata. Seal puudus sisustus ja õppevahendid. Kõige sellega toime tulemiseks aitasid kaasa lapsevanemad. Jälgimäe kool andis koos õpilastega kaasa 12 kahekohalist pinki. Paraku tuli neis istuda aga 4-5. Esimesed õpetajad. Ligi kuu aega õpetas koolis ainuisikuliselt Friedrich Kohtitski. Enne lõunal 4 nooremat klassi ja pärast lõunal 2 vanemat klassi. Oktoobris alustas tööd õpetaja juhataja Pauliina Simberg ja detsembrist võeti tööle veel üks õpetaja, Maria Simberg. Tunnustust väärib teadmine, et kool pandi käima sisuliselt keset kaost, keset poolikuid otsuseid ja algusjärgus asjaajamist. Nii nagu iga uue asja käivitamisel, nii seisti siingi silmitsi ägeda vastasseisuga. Aga 1923. aasta uueks õppeaastaks olid vaidlused vaieldud, vastasseisud seljatatud ning 1. augustist 1923 võeti Saue 6-klassiline algkool riiklikusse koolivõrku. See on see koht, kus tänada kohalikke ärkseid inimesi, ka lapsevanemaid ja volikogu liikmeid, haridusasutuste töötajaid, õpetajaid. Aga nende kõigi kõrval pole vähetähtis välja tuua ka Saue Vanamõisa kooli ja rahvahariduse selts, mis registreeriti 8. mail 1922 ja nemad võtsid oma hooleks kooli ainelise külje eest hoolitsemise ning tegutsesid järjepidevalt, et kool saaks riikliku ülalpidamise. 23. aastal asus õppima 112 õpilast, kellest 13 5. klassis
Neist sai Saue kooli esimene ametlik lend 25. aastal. Friedrich Kochtitskil, kes jätkuvalt Sauel õpetajaametit pidas ning 1. augustist 1924 ametlikult Saue algkooli juhatajaks määrati, oli väga selge nägemus, millist haridust tuleb anda Saue kooli õpilastele. Oma metoodilisuses mõtles ta iga sammu paberil läbi ning nii valmis programm tööd koolis ja kodus, uue kooli teed. See koosnes 4 alamprogrammist. Esmalt tasakaalus haridus, kus põhiainete omandamisele aitavad kaasa võimlemis, laulmis, käsitöö ja joonistamistunnid. Praegu tundub see ju nii tavaline. Aga veel 150 aastat tagasi oli õppekavas vaid rehkendamine, vene keel, usuõpetus ja kus hästi seal ka 2-häälne laulmine ehk lokoorilaul. Teiseks oli programmis õpilaste lugemuse suurendamine ja seda avaliku raamatukogu abil. Lasteraamatukogu alustas kooli juures 22. aasta kevadel õpetaja Simbergi kingitud 2 raamatust. Kooli juures tegutses ka avalik maksuta raamatukogu, mille Saue vald võttis 24. aasta detsembris raamatukogude võrku. 3. alampunkt oli kasvatustöö, mis seisnes kombeõpetuses, iseloomu kasvatamises ning omavahelise suhtluse arendamises. Ja 4. kooli hea käik ja ühtekuuluvustunne tähendas ühist hoolt kooli ümbruse ja ruumide puhtuse üle, kooliaia rajamist, koolipidusid, õppekäike, isetegevust ning täiendavaid kursuseid vilistlastele, et neid kooli juures hoida. Saue koolist saadi praktiline haridus, millele aitasid kaasa erinevad kogumisaktsioonid, köögivilja kasvatamise võistlused, koduloo uurimine, folkloori ja muistandite kogumine, ajakirjade koostamine, lugemisringid, õppekäigud ja koolivälised loengud. Ning see praktiline haridus andis oskuse elust toime tulla, samuti avatuse kõigele uuele ning sealhulgas ka julguse katsetada ja tunnistada oma eksimusi. Aga vähetähtis polnud ka hea kasvatus ja sotsiaalne haritus. Praktilise hariduse vajalikkusest kõneldakse tänapäeval üha enam. Ehk on millest õppida. Üks, mille ma Saue kooli puhul sooviksin kindlasti välja tuua, on õpetajate pühendumus, mida kõike nad oma päris töö ehk õpetamise kõrvalt pidid tegema. Jääb vaid imestada, kuidas nad jõudsid tundideks ette valmistada, oma perega aega veeta või lapsi kasvatada. Nad olid jäägitult kohal. Hommikupoolikutel anti tunde, pärast lõunat aga erinevaid huviringe, korraldati koolipidusid, suheldi lapsevanematega, käidi kodudes külas, aidati väiksemaid ja varuti kütet. Sinna otseses mõttes sõideti saanidega metsa või siis Pääskülla sinna, kuhu puud toodi ja saeti neid sobivaks, ree peale panekuks sobivaks ja tuldi keset ööd sealt tagasi, et hommikul kohe koolis tundi hakata andma. Aga kool oli vanasti ka kogukonna keskpunkt, tegelikult on ta seda ju ka praegu. Koolis oli avalik raamatukogu, laulukoor, aktused ja peod külarahvale, erinevad seltsid töötasid kooli juures ja see kõik oli ka õpetajate kanda. Väga oluline on õpetajate toonane kohanemisvõime. Saue kool elas alatiste korralduste vaimus sõltumata riigikorrast. Ainult, et erinevatel riigikordadel olid erinevad põhimõtted ja arusaamad, muuhulgas kindel teadmine kasvatustööst ja kohati küsitavad nõudmised, mida koolipere täitma peab. Ma imetlen seda paindlikkust, millest talitasid Saue kooli õpetajad. Jõudumööda täitsid nad absurdseid ülesandeid
mida okupatsioonivõimud üksteise järele neile peale panid. Jättes vargsi küll ühe ja teise eriti ajuvaba korralduse täitmata, aga nad ei protsessinud, vaid liikusid vaikselt edasi, et säilitada oma kool ja õppetöö. Koduloolastega oleme me kogunud hulgaliselt õpilaste mälestusi ja õpilaste mälestused annavad kindla teadmise, et Valges Majas oli tore. Sinna taheti minna, vaatamata viletsatele olmetingimustele. Seal taheti kohtuda sõprade ja klassikaaslastega, sealt taheti midagi ühiselt ette võtta. Saue koolipere on see koolipere, kus kõik tundsid kõiki ja tunnevad tänaseni ja hoolitakse teineteisest. Mälestustest tuleb välja oma kooli tunne, see ühtekuuluvus, kuidas esindati kooli spordivõistlustel, esinemistel, laulupidudel ja mujalgi. Ja hinnati väga praktilisi eluks vajalikke oskusi, mida koolist sai. Kooliajad, meditsiinikursused, õmblustunnid, puutöö ja palju muud. Selliselt praktilise õppe väärtustamise lähtepositsioonilt ning läbi jäägitu pühendumuse toimus õppetöö kuni 74. aasta kevadeni riigikorrast ja olmelistest tingimustest hoolimata. Kool kandis küll erinevaid ametlikke nimetusi, ent talletus kooliõpilaste, lapsevanemate ja kohalike elanike kõnepruugis ikka kui Valge Maja. Ma soovin lõpetada oma lühikese ülevaate kooli vilistlase, Liivia Lootuse, nüüd Anioni sõnadega. Ma olen jätnud meelde selle sooja tunde, mida see kool tekitab ja mis ajaga süveneb. Sõidan Valgest Majast tihti mööda ja absoluutselt iga kord tulvab seesama hardumus südamest läbi. Minu kallis kool. Aitäh teile! Tere! Minu nimi on Mart Minn, aga ma olen pärit siit Vanemuisa külast ja Vainu talust ja Meenhoffide pesast. Üsna paljud teised, jah. Kõigepealt mina astusin siia kooli aastal 1950. Aga nüüd ma natuke räägin mõnest juhtumist, aga kõigepealt ma tahaks natukene pöörduda tagasi paljudesse aastakümneid tagasi olnud aega. Meie teine koolijuhataja oli Friedrich Ohtitski, pikaajaline ja mõjukas inimene, hariduse arendaja siin Saue kandis. Ja ega siis tema elulõng pole katkenud. Tema lapselaps Tiit Kohava on täna siit. Tervis, Tiit, tõuse korraks kõik. Nii, ja ta on koos oma kaasa Kaariniga, kes arendab muusikat siin meie kandis. Aga nüüd, jah, aplaus tänagi, miski ei katke, kõik jätkub. Ja minu koolitee siin algas siis 1950. aastal, kui oli siin ka 4-klassiline kool. Ja mis ma selle kohta nüüd meelde tuleb, meil oli 2 õpetajat, õpetaja Väljari ja õpetaja Märka. Täpselt need samad inimesed, kes enne suurt sõda, teist maailmasõda siin õpetasid. Ka minu ema õppis siin. 21. aastal, 1921. tuli siia kooli Ida Menkov, kellest sai siis minu ema. Siia kooli tulid veel tema 2 õde. Ja
ühest neist sai siis Priidu Kohtitski abikaasa. Ja nii need lapsed siin täna on. No nii, aga räägime siis, Magda oli tema nimi, Magda Meelkovist sai siis Priidu Kohtitski abikaasa ja Tiidu ja vanaema. Vaat niimoodi siis need asjad on arenenud. Räägiti veel, et mis koolis siis nii põnevat ka juhtus. Kool oli 5 aastat peale sõda ja selge see, et meil oli siin ikka koos karvaseid ja sulelisi. Siinne koolielu oli minu arvates äge. Mõned räägivad, et see oli niisugune natuke hulluvõitu kool, aga minu jaoks mina sain siin väga äge hariduse. Siin oli suhted, igasugused suhted inimeste vahel, nii sõbralikud, armsad kui tigedad ja mahurad ja kraaklevad. Nii et kõik selle elukooli sain ma siit kätte. Ja kes mulle väga meelde on jäänud peale minu esimesse õpetajate, on Toomas Pall. Toomas tuli siia kooli, ta oli meist natukene vanem, pikk poiss, ma arvan, et ligi 2 meetrit pikk, niisugune. Ja poiss, kes armastas sporti ja ta viis meid kõiki spordi juurde. Tegi siin ise joonistas diplomid ja niisugune igavesti äge poiss oli Toomas Pall. Eks siin ole Pall, mida suguvõsa oli ju siin üsna laialdane. Ja ma ei tea, kas tema suguvõsi praegu siin juhtub olema, aga Toomas Pall on meie juures ära läinud. Tiigu, jah. Vaat see pikk punasse lokkis juustega suure kongus ninaga poiss, ta oli natuke eriline. See on mulle igaveseks meelde jäänud. Tema viis hulga Saue poisse spordi juurde ja mina jäin sinna päris kauaks, kuni umbes 16 aastani ja sai tõsiselt sporti tehtud. Ja selle tõttu võib-olla meil jäi seda napsuvõtmist poistega vähemaks. Eks ta hoidis ka võib-olla lõbusamates tüdrukutes natuke kauem eemale. Ja see sport, see oli need jooksused, hüppamised, suusatamised, aga siiski ka veel male. Ja see oli hämmastav, et see nii mitmekülgne noormees tegi meile palju head õpetajatega. Ja kui nüüd meelde jätta midagi veel, siis kahtlemata meenub mulle aastat märtsikuu 1953. Siis suri meie suur juht ja õpetaja Jossif Vissarionovitš Stalin. Ja ma mäletan seda aktust siin koolis, ma olin 3. klassi poiss ja meie õpetajatel, ma ei tea, kas nüüd kõigil, aga olid silmad märjad ja oli hirm, mis nüüd saab. Ja tõepoolest, ega sellest Stalinist kahju ei olnud. Aga mis peale Stalinit nüüd saab? Nüüd lüüakse meid laiali, nüüd tulevad uued repressioonid värgi. Vaat see on nüüd meelde jäänud siit koolist hästi. Ma lõpetasin selle 1957. aastal, läksin siis Keila kooli ja kui palju koole ma nägin käisin pärast seda. Neid ei jõua üles lugeda. Ma ei tea, elu läks nii ägedaks, mis see haridus, mille ma siin sain, tegi mu nii ägedaks ja aktiivses poisiks, et tuli palju koole läbi käia Tallinnas ja Keilas ja teakus veel hiljem. Aga aitäh tähelepanu eest. Ma räägin veel ühe toreda sündmuse, mis oleks võib-olla tore. Ükskord juhtus niimoodi, et meile tuli ka 7-aastane kool, algus oli 4, käisime koos, 1., 3. klass, 2. ja 4. käisid koos, siin 2 klassiruumi siin oli, aga siis äkki tuli meile juurde hulk õpetajaid ja meil tehti see kool siis 7-klassiliseks. Ja vaat
üks õpetajatest, kes siia tuli, oli Ilse Laanemets. Ja läks mõni aasta, ta sai olla siin paar aastat õpetajana, aga äkki läks ära. Ja siis öeldi, et Laanemets saab tiite. Ja tõepoolest see läingi kaua aega mööda, kui öeldi, et Laanemets sai poisi. Ja poisi nimeks pandi Aare. Ja vaat siis selline poiss, kes sai pärast Tootsiks ja tegi näitamängusid ja asju siin Sauel ja muidugi eriti tundusse sai siis oma suure filmiosa. Vaat niisuguseid juhtumeid ma siis rääkisin, aga minu koolide kestis kaua vaheaegadega ja jupsidega, aga ma kunagi jõudsin ka siis doktoratuuri ära lõpetada ja teatud palju see käis mul poole elu. No vaat, ja nüüd niisugune omakäe lõppimine käib siiamaani edasi. Vaat niisugune, ja eks selleks andis ikka, mina olen väga tänulik Saue koolile, mis andis noorele poisile mitte ainult seda nii-öelda raamatukooli, vaid ta andis vist ka poiss sai igasugust elutarkust siis kätte. Nagu ma ütlesin, siin sai õppida, siin sai kraageda, siin sai esimesed napsud ära võtta, siin sai hulgaga sporti teha. Ja kes teadis, ja kui ma siis Saue koolist välja läksin, siis ma olin küps nooris. Aitäh, Saue kool! Tere kõigile ja väga tore, et te tulite täna kõik siia kooli aastapäeva tähistama. Kui me siin organiseerisime seda, siis mõtlesime, et kui palju tulemas on, aga suur üllatus on meil see, et teid on tõesti täna väga palju siia tulnud. See tähendab seda, et meil on kõigile korda läinud, et meil on väga tore olnud, et meil on selline koolimaja olnud. Ja nii nagu Mart nagu ütles siin, siis mina ütlen ka, meie Saue kool oli väga äge kool ja ta andis tõesti meile rohkem tarkust, kui see raamatutes kirjas oli. Sest mäletan seda väga hästi, kui ma läksin siit Saue koolist, läksin linnakooli ja keskkooli, siis ma mõtlesin, kuhu ma olen sattunud. Mitte midagi ei ole sellist, nagu oli siin selles koolis. Meie koolis siin õpetati laulma, muusikat mängima, meil oli sport oli au sees, aga kui ma läksin linnakooli, siis meil oli 26 tüdrukut oli klassis ja kui võimlemistund hakkas peale, oli 3 ainult klassisse võimlejaid. Ja ma mõtlesin, kuhu ma sattunud olen. Ja siis ma teadsin, et issand, kui äge, et mul oli selline kool siin, mis pani mulle selle põhja alla. Ja kui keegi räägib siin mingisugust imelikust koolist, et kas siin olid hullud või poolearused, siis ma ütlen, need, kes seda nimetavad, siis võivad nad ise olla, sest meil saime kõik siin jalad alla. Mina olen see viimane klass, kes siin siis 13. lend, kes lõpetas selle kooli. Ja koolist võib mäletada seda, kui sügisel kooli läksid, siis olid alati ikkagi valged põlvikud, tutid olid siin kõrval, valge bluus, koolivorm seljas. Ja kui hakkasid Saue poolt tulema siia poole, siis kool tundus väga-väga kaugel, aga need lõpmatud kapsapõllud, mis siin tee ääres olid, need olid ka tohutud ja tuuleväli, mis siin kõik oli. Aga need kapsapõllud olid alati ka väga head, sest kui kool ära lõppes, oli kõht oli väga tühi ja siis sa said alati siit kapsast nosida siit tee äärest, et see oli nagu väga maius pala siin. Ja muidugi kõik need kraaviäärsed, mis siin olid, need olid ka väga vahvad, sest et iga kord sai, kui kraavidel oli jää peal, siis said alati proovida, kas see jää kannatab sind või ei kannata. Ja kui koju jõudsid, siis olid sa ikka alati läbi märg ja mul siis kodus küsisid, et kus kohas sa siis nüüd tulid või kus sa siis käisid, et sa läbi märg olid. Aga see oli nii äge, see oli nii vahva, et sa said oma jalaga proovida, kas see jää kannatab sind või mitte. Aga mis puudutab seda koolielu, siis seda ma võin teile öelda ka, see oli ka väga värvikas ja väga romantiline ja väga hingeline, et kui juba vanemas klassis käisid, siis kui tulid sealt raudtee poolt ja kui hakkas maja paistma, siis iga kord vaatasid, et kas majas tuled põlevad? Oh, põlevad. No täna on koolitunnid tulemas. Aga ühel hetkel vaadad, tules enam ei põle. Suuremad poisid panid korgid, lülitasid välja, et õppetundid ei toimu. Ja siis oli nii äge, tulid kooli, siis õpetaja Märkal läks palju aega, kui ta ükskord üles leidis, kus need vallatud poisid olid need korgid läbi torganud või kust, ma ei tea täpselt, kuidas see nimetatakse. Aga Märka siis sai aru, füüsikaõpetaja ju ta teadis, kuidas kuskil see ahel käib.
aga siis poisid mõtlesid jälle uue nipi välja, kuidas korgid välja kõrvetada ja sest et Märkal oli endal ka põnev, et ta ei teadnud, kus kohast need poisid midagi tegid. Siis poisid mõtlesid välja, et võtsid üleval laes olid need valgustused, keerasid pirni välja ja siis 5 kopikas pandi sinna põhja. Aga kuna see oli kõik kõrgel, redelit meil ei olnud, siis ühel korral need suuremad poisid võtsid mind sülle ja tõstsid mind niimoodi turja peale ja siis mina pidin siis pirni ära keerama ja 5 kokkasena sisse panema. Vaidud isegi selle peale tookord, et see on see kuritegu või, seda ei tohi teha, aga tead, adrenaliin oli ka nii kõrgel, et issand, suurte poistega saab puntis korgid läbi lasta, issand, kui äge see on ja see oli tõesti äge. Siis õpetaja Laanemets muidugi oli väga-väga tore õpetaja ja tänu muidugi selle Aare Laanemetsale, kui ta esines seal filmis Kevade, siis see mõjutas ka väga meie kooli elu. Ja Urmas Kohver on minu klassivend, kellele väga meeldis Kevade ja tema võttis selle Tootsi rolli ka endal mängida meie klassis ja tema mängis siis Tootsi. Ja tema siis oli niisugune vahva poiss, et tal oli siis tookord oli pintsaks seljas, siis ta tegi põue lahti, ta oli sisse õmmeldud sellest voodiriidest niisugune suur pikk tasku ja siis oli tal alati igast kilakola oli seal siis sees ja siis ta näitas ja demonstreeris seda. Ja siis tema leidis, et kuidas siis Toots üksi on, et teelet on ka vaja, siis ta mind siis tembeldas teeleks. Ega ma eriti seda rolli hinge ei võtnud, aga kahekesti on ikka lõbusam kui üksinda. Nii et see Urmas tegi meile nagu elu väga põnevaks. Ja ta oli muidu üksused krutskeed täis nagu vaikne, aga niisugune tagasihoidlikult oskas täpselt midagi teha, siis ta õpetas meid, kuidas suurendusklaasiga päikese juures saad sa panna selle paberi põlema, tegi seda kammipilli ja mida iganes. Et see oli nagu niisugused vahvad krutskid, mis sai tehtud. Ja mis puudutab, ütleme seda napsu, eks seda sai ka ära proovitud, aga rohkem oli meil nagu selline, tänu sellele, et oli muusikaõpetaja, meil oli muusikaklass meil olid alati pillid käest võtta, nii et me saime alati peale tunde pille mängida, mis oli väga vahva ja loomulikult sporti teha. See sport oli meil ka nii, et meil ei olnud nii, et kästakse minna kehalise kasvatuse tundi. Me läksime hea meelega ja me tegime seda ka peale tunde, tegime sporti. Ja tänu sellele, et Saue EPT olid kõvad suusatajad, siis meil oli ka au sees ka Saue pargis alati suusavõistluste osa võtta, et see oli väga suur tugi meie jaoks. Nii see koolielu meil läks ja kui me lõpetasime Saue kooli, siis me tüdrukutega tegime kõik ühtemoodi kleidid. Siis oli väga moest puust pärlid, siis meil olid siit puust valged pärlid olid meil kaelas ja siis tulid moodi platvormkingad ja siis meil olid siis paaril tüdrukul olid siis need mustad platvormkingad jalas. Ja nii me pidulikult lõpetasime selle kooli ja meie oli viimane lend ja me ei osadki siis nii väga seda kahju tunda, et me nüüd kõige viimased olime ja siit ära läksime, aga hiljem ma teile ütlen, et see kool oli väga-väga õpetlik ja väga selline oma hingega, et selles suhtes, et kui praegu need väiksed koolid ära likvideeritakse, see on väga kurb, sest et väike kool, see annab inimesele palju rohkem elutarkusi kui üks suur kolhoos või üks suur kool. Muidugi majanduslikud põhjendused on teised. Igal on suur tänu kõikidele õpetajatele, kes meile tarkust andsid. Nagu te näete, me oleme kõik targaks saanud ja seda kogenud ja kõik oleme rõõmsad. Nii et suur tänu koolile, et me saime siin koolis käia ja et meil Sauel on ka kool edasi. Et see on suur aitäh. Suur aitäh teile siia kõigile tulemast. Ja kui nüüd Puhkvill mängib oma loo ära, siis palun ärge kõik ära veel minge, teeme veel ühe ühise pildi. Aitäh teile kõigile! Lugupeetud õpetajad, head vilistlused, õpilased, austatud kohalviibijad. 100 aastat tagasi, 1921, Lehekuus alustas tegevust tollane Saue haridusselts. 2003 aasta mais loodi haridusselts taas, nüüd nimega Vitalis. Selts tegutses ja tegutseb mittetulundusühinguna
ja selle eesmärgiks on hariduselu edendamine laiemalt kui see, mis mahub Sauele ja seondub kooliharidusega. Seltsi 6 asutajaliiget Mart Tamberg, Eve Tamm, Marika Salu, Virve Rajamäe, Mari Heina, Jan Palumets nägid seltsi tegevussuundadena haridus- ja kultuuriloolise pärimuse kogumist ja avaldamist, täiskasvanute täiendõpet, koostööd ja kogemuste vahetamist sarnaste seltsingute ja piirkondadega, kodukultuuri hoidmist ja arendamist. Selts ei ole kasumit taotlev ettevõtmine, vaid koondab inimesi, kes on valmis heast soovist ja tahtest aktiivselt kaasa aitama hariduselu edendamisele Lääne-Harjumaal. Ka tänane üritus toimub haridusseltsi egiidi all. Loodan ka edaspidi, et haridusselts kogub ka edaspidi tuult tiibadesse hariduse ja kultuuri edendajana, traditsioonide säilitaja ja väärtushinnangute kujundajana, annab väljundi ja võimaluse Lääne-Harjumaa hariduse ja kultuuriloo tutvustamiseks, tihedamaks koostööks ja kogemuste vahetamiseks laiemas ümbruskonnas. Lugupeetud saalis viibijad, Saue gümnaasium mõistuse ja südamega. Oli ilus, päikesepaisteline pühapäev, 1. september 1985. Hommikul kell 11 kogunes Nurmesalu tänavale peaaegu Saue alevi elanikkond. Kõik tulid kaasa elama suursündmusele. Saue keskkooli avamisele, lillesülemitega õpilased koos oma uute õpetajatega rivistusid klasside kaupa kooli sissekaugu ette. Pidulikkust aitas tõsta puhkpille orkestri Tallinn hoogne mäng. Nii algas see 36 aastat tagasi. 11 aastat pärast Saue 8-klassilise kooli sulgemist. Ja muuseas hea on ka meenutada, et esimene, kes helistas koolikella, oli meie 5. klassi õpilane Urmas Viilma. Nende aastate sisse mahub palju mälestusi. Hetkel ei kujuta ükski Sauel elav lapsevanem enam ettegi, et last ei saaks panna oma linna kooli. Ometi valitses selline olukord Sauel 11 aastat, enne kui ehitati praegune hoone ja kool taasavati juba keskkoolina. Koolimaja projekteeriti 1982. aastal 586 õpilasele tööks 22 klassikomplektis. Reaalselt alustas 506 õpilast 17 klassikomplektis 1. kuni 9. klassini 32 õpetaja juhendamisel. Projekti võttis aluseks arhitekt Maarja Nummert ja mingil määral on siin arvestatud Jüri keskkooli hooneprojekti, mida ka täiustati ja parandati. Kooli ehitamiseks eraldati 3,84 hektari suurune ala Saue Tammiku servale Nurmesalu tänava äärde. Ehitamise alustati 1983. aastal. Erilise hoo sai ehitus- viimistlustööd sisse 1985. aasta kevadel, kui lisaks ehitusmeestele lõid kaasa ka lapsevanemad. 25. augustil 1985. aastal võttis riiklik komisjon koolimaja vastu hindega väga hea. Samal aastal esitati Saue keskkoolihoone ühiskondlike hoonete konkursile ja sai seal 3. koha. 13. maist 1996 sai Saue keskkoolist ametlikult Saue gümnaasium.
Saue gümnaasiumi õpilaste arv on aastate lõikes pidevalt kasvanud, näiteks aastatel 2011-2012 oli koolis 35 klassikomplekti, aastatel 2012-2013 36 klassikomplekti, 2015-2016 45 klassikomplekti 922 õpilasega. Kõigi õpetajate teened Saue hariduselu edendamisel on olnud suured ja määravad. Kooli algusest alates töötavad ka täna Saue koolis järgmised õpetajad. Ellen Floren, algklassid, Anu Lauri, algklassid, Merike Saul, algklassid, Ann Lemnits, kehaline kasvatus, Ulvi Urgard, geograafia ja bioloogia. Loodan, et ma kedagi ei unustanud. Kooli esimene õppejuhataja oli hilisem pikaajaline ajalooõpetaja Mart Tamberg, muuseas ka 4 kooliraamatu koostaja. Pärast tema lahkumist novembris 1985 kuni aastani 1994 töötas õppejuhatajana Kristi Mere. Seejärel sai õppejuhatajaks Marja-Liisa Saule, kes töötas selle ametikohal 2002. aasta kevadel. Algklasside õppejuhatajana on Saue koolis lühemat aega töötanud Aime Animägi, Ene Jaaniste, Made Torokov ning alates 1995. aastast tänaseni algklasside õppejuht Eve Tamm. 3. kooliastme tegemist kureeris Karmi Rumm ja gümnaasiumiosa õppejuhataja Tuuli Oder. Täna on vanemate klasside õppejuhiks Karmi Rumm ja huvijuhiks Grete Põldmaa. Saue koolis on religiooniõpetuse õpetaja ja kaplane töötanud kooli vilistlane ja tänane evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Õpilaste vaba aja sihipärase kasutamise huvides rakendati juba 85. aastast tööle järgmised õpilasringid. Rahvatantsurühm, sõnakunstiring, matkaring, noorte raamatusõprade ring, noorte naturalistide ring, noorte liiklusinspektorite ring, keemiaring. Aastate jooksul on kooli elu rikastanud traditsioonid kujunenud kirjandusvõistlus, koolifilmi festival SNOF. 2008. aastast töötab kooliteater, milles osales üle 60 õpilase. Lavaküpseks sai üle 20 etenduse. Teatrifestivalil osales koguni 10 näitetruppi. Nimetamata ei saa jätta ka õpetajate näitetruppi, mis on mitmeid kordi edukalt esinenud üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil Sillad Viljandis. Meie õpilaste rahvatantsu ja rütmikarühmad on edukalt esinenud vabariiklikel ja maakondlikel laulu- ja tantsupidudel. Koolikooridel oli esimene kategooria. Sport on Saue koolis alati ausas olnud. Viisime läbi spordipäeva kergejõustikus, algklasside rahvastepalliturniire, võrkpalliturniire tüdrukutele, korvpallimatse õpilaste ja õpetajate vahel, korvpalliturniire poistele ja palju muud. Alates 1994. aastast korraldati sünkroonselt suurte olümpiamängudega ka kooliolümpiamänge. Saue kool oli Harjumaa koolide vahelise võistluse 5-kordne võitja ja osales edukalt ka TV10 olümpiastardi võistlussarjas. Kogu selle edukuse taga on olnud õpetajate suur töö ja pühendumus. Suur tänu neile selle eest. Siin majas on kõrvuti õppinud nii 6- kui ka 18-aastased koolivennad ja õed. Oleme õpetanud oma õpilastele elektri- ja gaasikeevitust,
autojuhi ja autoremondilukksepa ametit, laomajanduse operaatori kutsesaladusi. Koolil on oma hümn, lipp, sõrmus, koolimüts, lips ning lipsunõel, koolivest ja sviiter. Traditsiooniks kujunesid jõulupall, kontserdid, emakeelepäev, emade ja isade päeva tähistamine, õppekäigud ja teemapäevad. Lõime ka uue traditsiooni, lennuraamatu koostamine ja õpilaspreemiate jagamine parimaid tulemusi saavutanud lõpetajatele. Kooli õppekavas olid lisakursused emakeeles ja kirjanduses, inglise, prantsuse, vene või saksa keeles ning matemaatikas. Oleme ka pakkunud võimalust õppida kursustel lisaks soome, prantsuse, rootsi, hispaania, ladina ja isegi hiina keelt. Saue kooli õpilased on aastate vältel olnud edukad nii riigieksamitel kui ka PISA-testidel. Välissuhtluses oleme kogemusi vahetanud Helsingi Alpila ja Rootsi Sollentuna kooliga, ühised keskkonnaprojektid, Leedu Klaipeda Palseva nimelise kooliga, Ukraina Koseletsi gümnaasiumiga number 1 ning Kiievi gümnaasiumiga number 32. Neid koole on külastanud ka meie õpilased ja õpetajad. Hariduse andmisel on määrad, keskkond, kultuuritaust, motivatsioon ja õpetaja. Kooli põhiväärtused olid avatus, areng, arukus, eetilisus, hoolivus ja sallivus. Kooli alguses püstitasime 5 strateegilist eesmärki. Õppijakeskne kool, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus, digipööre, meil olid koolis ju esimesed jukuarvutid, võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja selles osaluse kasv. Harituse saamiseks on vaja uurida, mõelda, reisida, luua, õppida, töötada, jäljendada, lugeda, kuulata, kirjutada, mediteerida ja ka mängida. Ilma piibli ja Koraanita poleks kristlus ja islam need, mis nad on. Ilma Platoni ja Aristotelese, Dante ja Spinoza sõnadeta oleksime ehk täna teistsugused. On häid sõnu, on mõttega sõnu, on sõnu, mis on tühjad ja mõtteta, on sõnu, mis on pettust täis ja kurjad. Kui halvad sõnad muutuvad kokku koondudes tugevaks, kas siis head sõnad saavad neile vastu? Kahjuks olen seda ka ise 32 aasta jooksul kogenud, aga mul on lootus, et pahad sõnad ei võida, kas või sellepärast, et meil on Homeros ja Vergilius, kas või sellepärast, et meil on Hugo ja Goethe, kas või sellepärast, et meil on Douglas ja Tammsaare. Iga siinviibija, olgu selleks vilistlane, õpetaja, lapsevanem või õpilane, näeb oma kooli erinevas ajas ja ruumis, sõprus või õpetajaskonnas. Minul on vedanud, sest ma olen näinud kooli seda algusest peale, augustist 1985, näinud kooli häid ja veel paremaid aegu. Kool, kooli lugu, kooli ajalugu, see on õpilased, õpetajad, kooli töötajad, lapsevanemad ja vilistlased. Läbi aastate on olulisemaks olnud õppimine ja teadmiste tähtsustamine, aga ka spordiga tegelemine. Olgu selleks Tammiku suusarajad, spordisaal, staadion, ujula või klassiruum, kuid kõigele on aluseks õpetaja.
Saue gümnaasiumist on eluteele saadetud väga palju tüdrukuid ja poisse, kes enamasti on elus hakkama saanud. Õpetajad on aastate vältel toime tulnud ka lastega, kelle vanematel ja lastearstilgi see hästi õnnestunud ei ole. Mitte ühelgi inimesel pole suuremaid võimalusi õpilase mõjutamiseks kui õpetajal. Õpetamine on teatud mõttes õpilase häälestamine, energeetiline häälestamine. Õpetaja töö on alati individuaalne. Iga inimene on isiksus, kes erineval moel kogeb vaimse maailma ilu. Oma kooli tunne, see ei süvene pelgalt koolipinki nühkides. Ta tuleb ise, ole ainult varmas selle vastu võtma ja selle kujundamises osalema. Saue gümnaasiumi tugevus ja nõrkus, kõik see olete teie, lugupeetud tänased ja homsed vilistlased. Soovin Saue koolile soovi vaadata maailma uudishimmelike silmadega, vajadusel arukust alustada muutust iseendast ja teadmist, et kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei saa. 36 aastat on Saue gümnaasium kirjutanud oma ajalugu. Nende aastate vältel on kindlasti olnud õnnestavat rõõmu ja ka muret, tõuse ja langusedki, tulemisi ja lahkumisi, lootusi ja pettumusi, kordaminekuid ja luhtumisi. Kool on ju vundament, mis kannab meid läbi elutee. Selle vundamendi alumine kiht pannakse paika põhikoolis. Siia on andnud oma ehitusliku panuse meie õpilaste emad, isad, vanaemad ja ka vanaisad, kõik koolis töötavad inimesed, lugupeetud õpetajad ja kolleegid ja kõik siin viibijad. Inimese panust hakatakse väärtustama alles aastate pärast. 36 aastat. On seda vähe või palju? Soovin kõigile palju õnne, sisukat koosviibimist ja meenutusi, ikka mõistuse ja südamega. Aeg möödub kiiresti. Lootust, armastust ja suurt õnne. Aeg tuleb ja läheb ja kohe ka möödub. Läheme ajale vastu. Ükski päev ei kordu. Tänan tähelepanuks. Aitäh! Tere tulemast, Urmas Viilma, täna siia Saue gümnaasiumisse minuga rääkima erinevatel hariduslikel teemadel ja täpsemalt Saue koolist. Kas sa võiksid alustuseks rääkida mõnedest eredamatest hetkedest enda kooliajast Saue gümnaasiumis õpilasena? Jah, ma pean siis kõigepealt ütlema, et ma olen muidugi väga liigutatud, et minuga intervjuu tehakse ja siin Saue koolis, kus ma olen tõesti õppinud aastatel 1985 kuni 1991 ja hiljem ka mõned aastad õpetanud. Saue kool minu enda jaoks on selgelt üks asi, mis mind Sauele võiks ka tulevikus tagasi tuua, sest pikemas perspektiivis ei ole mul mingeid muid juuri siia jäämas kui kool. Ja eredaid mälestusi on mul tegelikult enne isegi seda aega, kui Saue kool valmis sai. Ehk siis ma mäletan, kui Saue kooli maja siia ehitati ja ma elasin siin samas lähedal Tule tänaval ja terve, ma arvan, et aasta või enam tavaliselt õhtul, kui lõpetasid ehitajad töö ja tol ajal oli need asjad natukene teisiti, ikka oli kuskil mõni aiaauk, kus sai sisse ronida ja siis me turnisime siin koolijoone ehitusel ja mõtlesime, et kuidas saab siin küll kõik tulevikus olema. Mis sind sinu teel religioonini viis? Kas see sai alguse juba Saue gümnaasiumist?
tegelikult ma arvan, et Saue kooli saab pidada süüdlaseks selles küll, sest sama kultuurilugu, mida hakkas andma Keila kiriku õpetaja Jaan Jaani, seesama kultuurilugu avas minu silmad teatud mõttes sellele maailmale, mida Sauel ei olnud võimalik kogeda, sest tol ajal ei olnud Sauel ühtegi kogudust, ühtegi kirikut. Sauel võis kasvada suureks alates siis lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni või keskkooli lõpuni niimoodi, et sa ei sattunud isegi jõulude ajal kirikusse, sest Sauel ei olnud kirikut. Ja kui siis tuli siia Keila kirikuõpetaja Jaan Jaani, kes siis direktor Jaan Palumetsa kutsel siia tunde tuli andma, siis minu jaoks avanes täiesti uus maailm, millest ma ei olnud üldse siiamaani nagu teadnud. Ja ma sain aru, et on olemas kirik, on olemas inimesed, kes usuvad Jumalasse. Ja siis minu huvi sellega seoses kasvas. Ma arvan, et Saue kool tolles ajas, ma arvan, et ka ta praegu on üks parimaid koole, mis Eestis üldse olla saab. Aga ka tolles ajas oli Saue kool hästi, me võiksime täna kasutada mõistet innovaatiline. Ma mäletan esimest arvutiklassi Saue koolis, kus olid kuulsad Juku arvutid, mida täna on võimalik muuseumites või ERMis Tartus näha Juku arvutit. Väga põnev aeg oli. Millised õpetajad kõnetasid või inspireerisid sind enda kooliajast kõige enam? Siin võiks nüüd terve õpetajate loendi ette lugeda. Eks alati mõjutavad meid ju enim need õpetajad, kes on meid õpetanud. Ja siin tuleb läheneda nagu mitme nurga alt. Esiteks on alati ju meie kõigi jaoks kõige olulisem meie oma klassijuhataja. Ja need klassijuhatajaid lõpuks oli meil ju mitu, sest alguses põhikoolis olid paralleelklassid, gümnaasiumis tol korral oli ainult üks klass, iga siis, ütleme, oli üks 10. klass, oli üks 11., üks 12. klass. Ei olnud paralleele ja ma saan nimetada, et minule oli esimene klassijuhataja Eve Külli Kala, meie paralleelklassil oli Elle Viljaste, kes oli hiljem ka siis matemaatikaõpetaja, Eve Külli Kala oli inglise keele õpetaja. Kui me jõudsime gümnaasiumisse, oli meil Tiia Valtson, kes oli koolis psühholoog ja nemad on siis, võiks siis öelda klassijuhatajatena olnud mõjutajad, aga lisaks oli ka selline kooliväline elu. Ehk siis mina praktiliselt koolis elasingi, ehk siis garderoobi tädid, üks tore armas tädi Juuli oli tookord, kes teadis, et tõenäoliselt meie näitering on viimane, kes siit lahkub üleüldse siit koolist ja näiteringi juhendajad olid Sirje Vaard ja Õie Jakobson, mõlemad olid eesti keele kirjanduse õpetajad siin koolis, kes kindlasti just gümnaasiumis mõjutasid enim. Ma ikkagi nimetan direktor Jaan Palumetsa, kes oli ilmselgelt suur autoriteet meie kõigi jaoks ja ta andis ajalugu ja filosoofiat, mis enamasti tähendas arutelusid elu üle ja mul on meeles tema suust, kus ta ütles, et ajaloo põhiküsimus on miks, ehk siis, et mitte miski ajaloos ei ole toimunud, kui ei ole küsitud küsimust, miks midagi juhtus, miks algas mingi sõda, miks toimusid mingisugused revolutsioonid ja protsessid. Ja ta oli ise autoriteet. Ta on ka tõenäoliselt väga paljudele meile olnud eeskujuks, kes me oleme ka kooliga hiljem seotud. Ma mäletan seda, et ma tulin kooli hommikul ja direktor oli juba trepi peal alfoyees ootamas kõiki õpilasi. Loomulikult sinna juurde käis ka välisjalatsite kontroll. Ehk siis, et ei tohtinud ju pidi vahetusjalatsid olema, aga direktor isiklikult, ka õppealajuhataja või mõni korrapidaja õpetaja tegelikult tervitas kõiki õpilasi, kes tulid kooli. Miks sinu arvates üldse on hea ja kvaliteetse hariduse andmine oluline? Ma muidugi kõigepealt meenutan sellist korüfeed, hariduskorüfeed nagu
nagu Ülo Vooglaid, kes ütleb, et haridust ei saa anda, et seda ei saa nagu pähe kellelegi valada. Ja ta räägib seda peaaegu iga kord, ta ütleb, et haridust omandatakse ja selleks peab olema keskkond. Ehk siis, kui keskkond on soodus, siis õpilased hakkavad seda haridust omandama ja ma arvan, et see kvaliteetne haridus, millest küsimuses juttu oli, tegelikult tekibki väga paljuski sellest õpikeskkonnast ja õpilaste siis motiveerimisest või nende motivatsiooni äratamisest õppida üht või teist või kolmandat ainet ja selleks päästikuks, mis siis selle käivitab, selle protsessi, võivad olla väga paljud asjad, võivad olla seesama keskkond ise, õppevahendid, kindlasti õpetaja, siis aine puhul see, kuidas seda ainet, metoodika, kuidas seda ainet õpetatakse. Ja ei saa öelda, et üks aine on nüüd kuidagi olulisem või parem kui teine või seda on lihtsam omandada kui teist. Loomulikult on ju ained erinevad, aga ma mäletan, mina ei ole reaalainete inimene, absoluutselt ka, et humanitaaraineid mul oli väga lihtne õppida. Ma tegelikult keskkoolis, kuidas ma siis ütlen, et ma keskkoolis käisin siin seltskonna pärast, mulle lihtsalt meeldis ja siis kõik lihtsalt tuli ise. Milline sinu arvates hea õpetaja olema peaks? Kui me mõtleme tagasi oma õpetajate peale, kui ma meenutan oma õpetajat, sinul on see natukene raskem, sest sa alles oled selles keskkonnas, aga sul on ka õpetajaid, kes kunagi on õpetanud ja täna enam ei õpeta. Kui ma mõtlen õpetajate peale, siis mis mulle meenub õpetajatest enim? Mulle meenub tegelikult, mitte alati ei meenu mulle see, mida nad konkreetselt õpetasid. Võib-olla mingisugused naljakad juhtumid klassiruumist või teatud õpetajate stiil, kuidas nad õpetasid või kuidas nad rääkisid või mida nad tegid. Aga meeles kõige kirkamalt ja kõige, kuidas ma ütlen, kõige armsamad on need õpetajad, kes julgustasid õpilast, kes hoolimata sellest, et õpilane ei olnud ka väga edasi jõuda näiteks selles konkreetses aines, olid sellised õpetaja laurid ja ütlesid, et tee siis pool rehkendust, kui tervet ei jõua või mõistsid, et kui oli rebaste pidu eelmisel õhtul ja järgmisel hommikul tunnikontrollis ei tulnud tulemusi, siis on see nagu mõistlik, et mõistlik oleks mitte teha tunnikontrolli üldse siis järgmisel päeval. See õhkkond koolis määrab väga palju ja just õpetajate ja õpilaste omavaheline suhtlusruum määrab väga palju sellest, kuidas inimene tulevikus hakkab kooli suhtuma ja kuidas ta saadab sinna ka oma lapsed. Et mina õnneks Saue koolis sain väga hea sellise kogemuse. Aitäh, Urmas Viilma, täna tulemast minuga siia vestlema ja ootame teid teinegi kord tagasi meie kooli külla.